mina olen Rahel. Mina olen Pille-Rein. Mina olen Elina. Ja mina olen Karl-Pärtel. Ning täna vaatame, kuidas on Eestis saanud 30 aastaga võimas e-riik. Ma korraks Läks. Kui Eesti 90ndate alguses vabanes, algas kiire liikumine läände või õigupoolest kiire lääne asjade toomine Eestisse. Erakordse Eesti e-riigi teke võttis aega 10 aastat. Eesti tehnoloogiline olukord oli 90ndate alguses masendav, kuid sellest sai meie suur pluss. Meil puudus tehnoloogiline võlg, vanad sisse harjunud tehnoloogiad, sadade tuhandete kaupa välja koolitatud kasutajad, avaliku sektori ettevõtete tehtud suured investeeringud, mis oleksid takistanud uuele tehnoloogiale liikumist. Maailmas algas just sel hetkel internetirevolutsioon. Arvutitehnika läks kiiresti odavamaks, arvutid muutusid kättesaadavamaks. Toimus sidetehnoloogiate ja interneti plahvatuslik areng. Eesti oli stardipakul täpselt õigel ajal. Eesti riigil oli väga kiire uus süsteem üles ehitada ning sellepärast kasutati palju IT-lahendusi. 1995. aastal sai alguse digihüpe. Selle raames osteti koolidesse arvuteid ning hakati looma uusi digiõppematerjale. Hiljem hakati seda projekti kutsuma digrihüppeks ning see on olnud üks suuremaid arvutite projekte Eestis. Terve generatsioon Eestis kasvas üle arvutite keskel. Esimene arvutiklass avati 2000. aastal Hugo Treffneri gümnaasiumis Tartus. 2001. aastal rajati sihtasutus Vaata maailma, mille eesmärgiks oli luua avalikke internetipunkte. Esimesed firmad, kes hakkasid endale looma internetilehekülge, olid näiteks EMT ehk tänapäevane Telia, Hansapank ehk praegune Swedbank ning Ühispank ehk praegune SEB. 2000. alguses oli Eestil suur hoog sees. Iga päev leideti midagi uut ja erakordset. 2002. aastal tuli välja esimene Eesti ID-kaart, mida oli võimalik kasutada e-teenuste jaoks. Samal aastal hakati kasutama ka digiallkirja, mis võrdsustati tavalise allkirjaga. Rahel, kas sina kasutad digiallkirja? Ja viimati kasutasin seda e-valimistel. Kas sa tead, et esimesed e-valimised toimusid juba 2005. aastal? Samal ajal hakkas ka mobiilne parkimine ja loodi maailmakuulus internetitarkvara Skype. Paljud digikurud on seotud mitme idufirma tekkelooga. Idufirmadeks Eestis on näiteks Skype, Bolt, Pipedrive ja TransferWise. Idufirma, mille turuväärtus ületab miljard dollarit, saab nimeks Ükssarvik. Just Skype'ist ja teistest edukatest idufirmadest saadud kogemused on aidanud paljudel Eesti noortel mõista, et ka väikeriik võib mõelda suurelt. Iga tarkvarainsener, projektijuht või disainer loob enda ümber töökohti advokaadibüroodes, kohvikutes, koolides, spordiklubides, kinnisvaras ja mujal. Kuidas tehnoloogia areng ühiskondi mõjutab, on kindlasti järgnevate aastate üks suur avalik arutelu. Aastal 2007 toimuvad Eesti vastased küberrünnakud, mis on teadaolevalt esimesed ühe riigi poolt teise vastu suunatud küberrünnakud. 2014. aastal alustas Eestis e-residentsuse programm. Selle programmiga lõi Eesti kogu maailmas ainulaadse võimaluse asutada ettevõtte ja juhtida seda täiesti virtuaalselt ja asukohavabalt. E-residentsus on isikuvaatus koos turvalise digiidentiteediga.
mida Eesti valitsus väljastab hüvena turvakontrolli läbinud inimestele. E-residendi staatus annab mitteresidentidele ligipääsu Eesti usaldusväärsetele avalikele ja erasektori digiteenustele. E-residentsusel on Eestile palju plusse. See toob Eesti majandusele otsest kasu üle 70 miljoni euro riigieelarvesse. Samas tagab Eesti digiriigi ettevõtjate võimestaja positiivse kuvandi. See toob Eestisse sisse rohkem turiste, ettevõtjaid ja tippspetsialiste. Eestis on hetkeseisuga 80 003 e-residenti. Neid on 174 riigist ning e-residendid on loonud 16 500 firmat. E-residentideks on näiteks Bill Gates ja Angela Merkel. Eesti on märgatavalt arenenud ka e-tervishoiu valdkonnas. Tähtsamad projektid on näiteks geenivaramu loomine, e-labor, e-kiirabi, digiretsept, terviseportaal ja patsiendiportaal. Näiteks aitas 2020. aastal Eestil koroonakriisi kontrolli all hoida digiteadlaste loodud Hoia äpp. Täname kuulamast!